mina isiklikult kuulsin sinu käest kõige esimesena, kuidas valikuid teha lähtudes oma kehast, tunnetada, et kumb on õige valik. Suur aitäh sulle ja tänaseks on siis sinu lugu ka siin uues raamatus, mille ma tahan sulle üle anda. Aitäh, et pöördusid ja tore, et siiamaani oled. Aga räägi, Liina, millega sa täna tegeled? Väga lühidalt öeldes aitan inimestel raha teha sellega, mis on neile südamelähedane, mis paneb silma särama ja annab nii-öelda eluenergiat juurde, mitte ei võta eluenergiat. Aga kuidas sina ise oma selle südameasjani jõudsid? Läbi elukogemuse, et minu lugu on lühidalt selline, et ma kaotasin oma isa, kes oli siis mulle väga lähedane isik ja tema suri äkksurma 51-aastaselt ja mind pani see mõtlema, et kuidas on see võimalik, et üks inimene siis nii noorelt äkitselt meie seast kadunud on. Umbes 3 aastat peale oma isa surma endiselt see küsimus oma peas. Olin mina olukorras, kus mul oli väliselt kõik hästi. Mul oli suurepärane töökoht, mul oli väga hea elukvaliteet, olles noor 25-aastane nii-öelda tütarlaps, olin ma ostnud omale korteri. Mul oli värske suhe, kõik justkui oli nagu olemas. Aga üks asi, mida mul ei olnud, oli minu tervis. Ja tervis oli selliselt, et hooaja jooksul, mis on siis septembrist aprillikuuni umbes, ma olin vähemalt 5 korda haige ja mitte minu palavikud läksid seal 40 kraadini ja väga raske oli ja energiat oli nii maas, et kui ma käisin siis oma värske suhtega pool tundi romantilist jalutuskäiku tegemas, siis ma pidin minema peale seda koju, et puhata. Ja ma käisin selleks ajaks ka mööda arste, et milles asi on. Arstid kinnitasid mulle, et mu tervis on korras, kõik on hästi, aga ometigi hakkasin mina kokku kukkuma. Ja õnneks viis mind elu kokku inimesega, kes küsis, et Liina, mis sinu peas igapäevaselt toimub? Ja mis toimus minu peas oli see, et miks ma siin tööl käin? Ma tahan hoopis midagi muud teha. Aga ma ei lubanud seda endale, sellepärast, et ma olin seadnud omale eesmärgid, et mul on vaja ennem saavutada finantsvabadus ja jumal teab, mida kõike veel. Ta joonistas mulle südame ja ütles, et kui sa nii palju aega panustad nii-öelda siis selle palgatööle, kus ma sellel hetkel olin. Ja nii palju aega jääb sul suhte jaoks, nii palju aega jääb sul, ma ei tea, igapäevaste toimetuste jaoks ja ainult umbes 2 tundi päevas sa lubad omal siis teha seda, mis sind nagu siis päriselt huvitab ja sind toidab energeetiliselt nii-öelda. Ja ta ütles, et pole ime, et su tervis hakkab alla minema, alla mäge. Ja sellel hetkel käis minu sees ära mingisugune klikk, et ma tundsin ära, et ma ei saa ise ennast niimoodi hävitada ja tagantjärgi mõtlesin ka sellele, et ka isa kohta ütlesid arstid, et ta oli tegelikult täiesti terve inimene, et tal ei olnud tervisega mitte midagi. Ja siis ma mõtlesin, et ei, iseenda nii-öelda tervise säästmiseks ma pean minema südame järgi, ehk siis selle järgi, mis mind kutsub. Ja nii ma tegin, päeva pealt otsustasin, et nüüd on kõik. Andsin lahkumisavalduse, ülemus ütles ära mine, ütlesin, et ma pean ikkagi minema, et ma ei saa iseendast niimoodi üle sõita. Ja sellest ajast on mu tervis läinud ülesmäge. Täna on mul energiat 3 lapse jaoks, mitme äri jaoks ja aidata veel inimesi ka siis oma teed käia, et üsna pea varsti seda, kui ma hakkasin oma teed käima, siis mul tuli ka nii-öelda see kutsung seest, et ma pean oma lugu jagama. Ma olen välja töötanud ka sellise programmi nagu Täiuslik karjäär, mis on siis digitaalne nii-öelda coaching programm, mille ma nüüd võtsin küll augustikuus müügist maha, sellepärast, et ma lihtsalt ei jõudnud ise seda tööd ära teha ja täna ma siis arendan koos arendajate abiga, et saada sinna niisugune robootika analüütika taha, et ma saaks aidata veel rohkem inimesi. Selle sama programmiga, mida ma arendamas olen, et see asi jõuaks rohkemate inimesteni. Maailm ise lükkab ka, et elu juhtub meie jaoks. Et nüüd selle AI arenguga inimesed on hirmul, et kui mul võetakse töö ära, et siis varem või hiljem tekib see küsimus, aga miks ma siin olen? Et mis ma siis nüüd tegema hakkan, ja hakatakse enda seest aina rohkem kogu selle enesearengu teadlikkuse tõusmisega ja sellega tekib see küsimus, et mis on siis see minu asi ja kuidas ma siit üldse edasi lähen. Kõige parem koht on minna liinavettik.com aadressile, sealt uudistada, et saab tasuta webinari näiteks enesekindlusega teemal kohe hakata ennast nii-öelda tõstma. On olemas Facebookid Naised ja Raha grupp, et kui on naised ja tahavad luua läbi nii-öelda südame siis oma tegemiste raha ja sotsiaalmeediakanalites ka täitsa olemas, nii et olete tere tulnud.